räägime selles tunnis ja nüüd tunni alguses ühest väga lahedast ettevõtmisest, mis toimub juba 6. aastat järjest ja see on sellel nädalavahetusel reedel ja laupäeval Elvas toimuv Eesti hip-hop festival ja kes paremini oskaks sellest festivalist rääkida kui meie oma mees ja festivali üks eestvedajatest ja üleüldse hip-hop kultuuri ja muusika suuri pioneere siin Eestimaal, DJ Mölls, tervitused sulle. Panin nüüd kõik tiitlid sulle õiges järjekorras. Vist panid, aga no midagi oleks võinud ju veel lisada, oleks veel uhkem. Grand Old Man. No okei, nüüd aitab. Miks Mölls meil täna siin on, sest tõepoolest juba 6. korda siis see festival toimuma saab ja kui sa nüüd esimest aastat selle festivali tegid, kas uskusid ka, et sellel nii pikk järjepidavus võib tulla või mõtlesid, et no vähemalt 20 aastat paneme kindlasti? Ei, et kui me esimest aastat tegime, siis me ausalt öeldes ei teadnud ise ka, mis me teeme, et praegu võrreldes ikka sellega, mis alguses sai tehtud, siis oli meil see tiim natuke teine ja kogu see kontseptsioon oli lihtsalt niimoodi linnulennult välja mõeldud ja et väga suur amps oli esimesel aastal see kogu see värk, aga nüüd me oleme nagu õppinud ja seda me tegelikult teeme iga aasta niimoodi, et teeme ühe ära ja me isegi ei räägi praegu järgmisest aastast nagu üldse, et mingid väiksed mõtted võivad ju olla, aga kui hakatakse, keegi küsib midagi, et umbes, et järgmisel aastal siis tuleb see või see, siis me me teeme ikka ühe aasta korraga ja tõepoolest nii see on ka. No kuidas nii-öelda see 6 aastat tagune aeg ja tänane aeg, kui palju üldse see hip-hop ise muutunud on, nii muusika, kultuur kui kõik sinna juurde kuuluv, et kui palju nüüd asi on läinud massidesse, kui palju on ise see muusika, kõik muu asi muutunud, kui sa nüüd võrdled 6 aasta tagust aega? Kindlasti on, sest et hästi palju on nagu juurde tulnud inimesi, mingi osa on ka nagu ära läinud, aga selle hip-hop muusikaga on ikkagi kuidagi nii, et kui sa seda nagu hakkad korra kuulama, siis mingi pisik sul külge jääb ja ma usun, et nii-öelda need inimesed, kes käisid siis 6 aastat või 7 aastat tagasi festivalil, siis nemad võivad tulla ka nagu seekord ja nad ei pettu ja muusika koha pealt kindlasti on nagu ka väga palju arengut toimunud üleüldises muusikamaailmas laialt nagu võttes ju, nagu sa isegi võid märgata, 90-ndaid väga enam ei kuulata, aga mõned ikka kuulavad. Võib-olla kuskil on, jah. Okei, ühesõnaga, et see muusika on nagu päris palju muutunud ja palju uusi artiste on ja siuke uus ja värske lähenemine, kuigi et meil on siin ka siis, ütleme praktiliselt pooled artistid ikkagi need, kes esinesid ka esimesel hip-hop festivalil. Et kuidagi jah, sellised suuremad ässad on ikkagi jäänud, et missugune see põld vahepeal siin olnud on, et kui tihti üldse selliseid hip-hop grupeeringuid, räppareid, muusikakirjutajaid, DJ-sid, kes selle hip-hop kultuuri sees on, et kui tihti neid või kui palju neid üldse sünnib või on see mingisugune selline asi, et Eesti on lihtsalt liiga väike, et need, kes omal ajal on hakanud seda asja tegema, on jäänud ja väga palju eriti juurde ei tulegi või on ikkagi noori andekaid ka peale tulemas? Tuleb ikka noori andekaid ja eks me ise hoiame ka nagu hoolitseme selle eest, et neid tuleks juurde, nagu näiteks sel aastal on lausa 2 siukest asja, kust võiks tulla nii-öelda mõtteainet ja võib-olla juba üht-teist ka näha, sest et toimub meil selline Yo-Hov Open Mic nimeline üritus, kus siis saavad kõik nagu algajamad proovida ja osaleda nii-öelda Open Mic'i vormis ning lisaks siis Genka viib läbi workshopi, kuidas kirjutada räpisõnu, ehk et see kõik on sellega seotud, et ikka juurdekasvu tuleks. Ühesõnaga, et kui ma tuleks kohale laupäeval sinna, prooviks ise seal räppida ja saaks Genka abiga ka nii-öelda sõnad valmis kirjutatud, siis tegelikult minust võiks saada üks selline räpikuru tulevikus. Loomulikult, ma usun, et meil kõigil on mingisugused varjatud anded peidus ja ma arvan, et iga kolmas põhimõtteliselt saaks nagu siukse keskmise riimi kirjutamisega hakkama. Ega see festival ei ole ju ainult muusika, et hip-hop on väga, väga laiali valguv kultuur. Räägi, mis seal veel teha saab, millised võimalused lisaks heale ja kvaliteetsele muusikale seal välja pakutud on? No me oleme siin nagu püüdnud seda niisugust klassikalist hip-hopi, sealt 80-ndatest, kui ta alguse sai need 4 elementi nagu siduda, et eks siis oleks DJ-d, oleksid MC-d, oleksid breaktantsijad, ehk et meil toimub ka tantsubattle ja on ka praegu mujal Euroopas
väga nagu hääbuv osa graffiti kunsti, niisugune näituse joonistus. No eks ta ikka sellepärast... Et kõik kohad on juba täis joonistatud. No jah, et ta on kuidagi läinud sellepärast ka, et kindlasti see graffiti on nagu väga nagu illegaalne värk, kui seda nagu niimoodi teha, nagu me vahel tänaval näeme ja isegi pisar tuleb silma halvas mõttes. No. Aga meie ikka propageerime seda nagu kunstivormina ja meil on selleks spetsein ja seal saavad siis Eesti parimad siin nüüd joonistada, nii et lisaks sellele siis ka muidugi väiksed niisugused lisaasjad, mis võib-olla otseselt ei ole hip-hop kultuuriga seotud, kuid siiski, et on ka kossuvõistlus ja ka siuke luulenurk, mis tegelikult on puhas luulevärk, ehk et Liiviste, Talvik ja Robert Kõrdis tulevad ja teevad siis, loevad lihtsalt luuletusi ja see on meil iga aasta nüüd siin 3 aastat juba olnud ja see on väga popp ja väga palju nalja saab seal kõveraks ennast lausa naerda. No räägi esinejatest ka, kuigi mul tuleb meelde, et mõned aastad tagasi te tõite isegi lausa piiri tagant artiste, aga nüüd vist viimastel aastatel pole seda olnud, et kas see mõte on nüüd maha maetud, et tegelikult võib-olla hip-hop muusika mõned legendid või suurkujud tegelikult ka siia Eestisse tuua, või see on ikkagi nii kulukas, et Eesti selline hip-hop kuulajaskond on nii väike, et sellised päris superstaarid sellisele festivalile kahjuks ei jõua? No, siin on nagu korraldaja seisukohas niisugused mõned aspektid, ehk et A- ja B-klassi artistid on tõesti väga kallid, et neid me lihtsalt ei saa kuidagi moodi, et see pileti hind peaks olema umbes 2- või 3-kordne, et siis võiks nagu teha, kui nagu on mõtet. Ja lisaks sellele, et sellised väga head artistid on kahjuks nagu just sel samal nädalavahetusel kinni, sest et nii Šveitsis kui Tšehhis toimub sel samal nädalavahetusel 2 väga suurt hip-hop festivali ja seal on nagu siis väga palju artiste, keda meie ka nagu vaatasime, et et need võiks tulla Eestisse, kuid juba olid nagu sealt poolt nagu kinni pandud ja eks need honorarid on seal ka natuke suuremad, et artistidel on natuke valikuvõimalus suurem ja see on ka üks põhjus, kuid me arvame siiski, et me oleme siin eelmistel aastatel proovinud neid välismaa artiste ja tegelikult see nimi iseenesest ütleb ka, et see on Eesti hip-hop festival ja kui meil nagu näiteks järgmine aasta ikkagi mingi hea artist silmapiiril on, siis me võib-olla isegi võtame, et see ei ole nagu kõige tähtsam, see on niisugune kirss tordi peal on isegi ka võib-olla palju öeldud, et siuke väga hästi küpsend kirss tordi peal. Mismoodi nende bändide ja artistide list teil koostatud on, et kes festivalile peale saab? Kas see on festivali korraldajate enda selline pilguheit, keda võiks panna või mismoodi te selle listi olete koostanud, et kes esineda saavad? No meil on niisugune väike komisjon, kes enne nagu üle kuulab siis just need, keda me ise nagu ei tea, et nii-öelda uued tulijad, aga see põhituumik on nagu olemas ja neid teatakse ja eks me selle järgi ikka vaatame, kes ikka aktiivsed on ja kes plaate välja andnud on ja et selle järgi see käib, aga noored on ka siin väga palju on nimesid, keda isegi mina absoluutselt ei tea. No tegelikult on kogu Eesti nii-öelda siis räpi ja hip-hopi nii-öelda raske kahurvägi kohal, et ilmselt keegi ei saagi sellisest ürituselt üldse puutuda, kes vähegi selle muusikaga siin aastate lõikes on kokku puutunud. No eks see meie mõte on jah, et nad tuleks ikka ja et me ikka pakume neile ka siin väga palju head ja huvitavat. Kas on keegi, kes võib-olla võib millegi hoopis uudsega seekord üllatada või näiteks kelle esinemist või ülesastumist sina huvi või põnevusega ootad, et on mingid sahinad, et teevad seekord hoopis midagi sellist või tegelikult on siin ka üks selline grupeeringute selline ühisetteaste reede öösel kell 1:30 Pirados Supermace'i, et võib-olla see on selline väikene üllatuslik asi festivali juures. Kindlasti on, et nad, ma ei teagi täpselt, kes seal nagu pundis on, et meil on see küll siin kirjas, aga peast praegu ei ütle, aga lihtsalt, et kindlasti nemad teevad ja kui ma olen nüüd siin kirjavahetust jälginud artistidega, siis päris paljud on lubanud ikka nagu uut ja värsket kraami ja mingid kooslusi ja asju siin on, et eks igaüks püüab üllatada, sest et kes see siis tahab nagu niisama lihtsalt visata seda laivi ära, et tehakse siin igasugust koostööd ja alati on üllatusi olnud, nii et ma usun, et ka see aasta. No see koht on võib-olla, kes varasematel aastatel pole käinud, et on küll Elva, aga räägi sellest kohast ka, kus täpsemalt see festival toimub ja millised on seal reeglid, kuhu saab ennast magama visata, kus saab süüa, juua ja nii edasi. Jah, et kui nagu täpselt väga täpne olla, siis tegemist on Rõngu valla territooriumiga ja siinkohal muidugi tervitaks Rõngu valla
sihukest juhtkonda, kes meile selle loa andsid ja et küll nemad siin seda reklaami nii kõvasti ei saa, kuid meil on see kuidagi Elva jäänud ja noh, tegelikult mõlemad nii-öelda siis Elva linn kui Rõngu vald, et suur tänu neile, et nad nagu seda ikkagi nagu välja kannatavad ja me püüame ikka nagu igatipidi vastu ka neile tulla. Kuid festivalile pääseb viitadega, põhimõtteliselt on see siis Tartu maratoni finiši koht, et seda teavad päris paljud spordisõbrad ja seal on siis lasketiir ka ja territoorium iseenesest on Tartumaa tervisespordikeskuse territoorium, kus on kämpingud ja seal on niisugune päris suur ala ka kõige muu jaoks. Ja noh, kämpingud on meil küll praegu broneeritud, kuid telkidele on iga aasta ruumi olnud piisavalt, nii et ööbimine on telkides ja nii lihtne see ongi. Räägi kellaaegadest, piletitest, mis kell kuna tuleb kohal olla, kaua kestab ja palju piletid maksavad ja kust neid saab? Pileteid saab internetis sealt meie lehekülje kaudu eestihiphopfestival.ee, seal on täpne juhend, kuidas neid osta saab, või siis ka Tartu linnas on siin Big Ben pubis ja mujal Eestis on Pirado stuudiotes piletimüük olemas ja üritus algab reedel kell 2 ning piletihinnad on siin 23 ja 25 euri vahel, nii et ja ühe päeva pilet on meil ka, see on 15 euri. Kõige parem infot saada ilmselt siis teie kodulehelt eestihiphopfestival.ee ja ka Facebookis on palju fänne, nii et kui Eesti Hip Hop Festival ka Facebooki sisse toksite, siis seal tuleb infot küll ja küll. Keda sa ise nüüd reedel või laupäeval nagu läheb vaatama või huvika kuulad või on selleks üldse aega sul? Ma katsun üht-teist vaadata. Ma jälle need nimesid ei oska öelda, et eks see sõltub minu jaoks selles mõttes just sellest, et kui palju mul muid tegemisi on, et kui mul on natuke rahulikum periood, siis ma katsun ikka lava ette minna ja vot seda ma ei tea, keda ma sealt näen, nii et kahjuks ma ei saa valida isena.